Nii, tere tulemast Elama Messi stuudiosse. Mul on külas järjekordne põnev eksponent. Tere tulemast. Tere! Kas sa tahad ennast tutvustada meie vaatajatele, kuulajatele? No ikka tutvustan, et mina olen Toomas ja tulen Velux Eestist, et siis katusaknad. Mida inimesed peaks teie katuste aknate kohta teadma? No esiteks seda, et katusakent on võimalik paigaldada igasse katusesse, et ei ole vahet, mis tüüpi katus on, mis katuse kalle on, et Veluxil on tooted selle jaoks olemas. Kui sa peaks oma toodetest rääkima inimesele, kellel puudub igasugune ettekujutus selle valdkonna kohta, siis mida sa võib-olla esimesena välja tood? No võib-olla tookski selle välja, et tegelikult ükski katuse tüüp ega katusekatte materjal ei välista katusakent. Et põhimõtteliselt igale poole on võimalik katusakent paigaldada ja see ongi esmatähtis, et üldse saada aru, mis toode see on. Ja teiseks võib-olla see, et läbi katusakna ikkagi naturaalset valgust tuppa tuua ja samamoodi värsket õhku. Kas on mingi reegel, et mitu katusakent võiks olla? On. Tegelikult on selline reegel, mis on kõikidel siseruumidel. See ei käi katusakna kohta, aga see käib kõikide akende kohta. Et põrandapinnast võiks olla 20% põrandapinnast, võiks olla klaaspinda. On ta siis seinas või on ta katuses. Et näiteks kui on 10-ruudune tuba, siis võiks 1 ruutmeeter vähemalt olla aknapinda. Kui sa eestlaste peale mõtled, kas katuseaken on selline asi, mis igas majas on? Ei ole. Et igas majas ei ole katuseakent, aga võiks olla. Et tegelikult katuseaken sobib nii lamekatusega majadesse kui ka viilkatusega majadesse. Aga eestlane on juba pikalt katuseakent kasutanud, sellepärast et Velux on olnud Eesti turul juba 92. aastast saadik ja tegelikult Velux toodab aknaid juba 40-ndatest saadik. Nii et kogemust on ja kvaliteet on ka. Aga mis teie puhul on teistest erinev? Võib-olla ongi see, et Velux hakkas katusakneid tootma juba 42. aastal, mis tähendab seda, et kogemust on siin juba üle 80 aasta. Et see on üks põhilisi asju ja teine on ka kvaliteet. Et Veluxil on Euroopas 11 tehast, kõikides tehastes on kvaliteedikontrollid, ja samamoodi kõik materjal, mida katusakendel kasutatakse, on enne seda läbib kõik kvaliteedid. Et selles suhtes, et just see ongi, et võib kindel olla, et toode on korralik ja kui on vaja näiteks kas või mingine väike jupp välja vahetada, läheb käepide kunagi katki 10 aasta pärast või midagi muud aknal, siis alati selle varu osa saab osta. No sellist kvaliteedi olulisusest räägivad kõik, aga mis seda kvaliteeti siis ikkagi heaks või väga heaks teeb? Et millele peaks seal tähelepanu pöörama? No kindlasti kogemus. Et kogemus ja see, et ettevõte on ikkagi pikaajaliselt seda toodet tootnud. Et see on kindlasti üks asi ja teine asi on need kvaliteedinõuded, mis on siis seatud nii tehastes kui ka juba see toormaterjal, millest toodetakse toodet, et oleks kindla kvaliteediga ja kindlalt tarnijatelt ostetud. Mille üle sa isiklikult kõige rohkem uhke oled? Kas tööalaselt või midagi muud? Et ma arvan seda, et Veluxi nimi on küllaltki tuntud Eestis ja ikkagi kui Eestis inimene mõtleb katuseaken, siis esimesena tuleb talle meelde Velux. Et see on asi, mida me üritame siin oma meeskonnaga Eestis luua, et iga inimene, kes hakkab maja ehitama või on sinnamaani jõudnud, et katuseakent endale majja paigaldada, mõtleb selle peale esimese asjana Veluxi nime. Kas mõtleb? Täna ma arvan küll. Te olete esimesel elamumessil. Miks? Sellepärast, et see on esimene elamumess Eestis.
ja kindlasti ka sellepärast, et lüüa kaasa ja anda hoogu sellele messile, et see ei jääks viimaseks korraks. Nagu te nägite, nii mina kui ka sina, me oleme ikkagi selle elamumessiga korraks natuke puntrasse jäänud, oleks peaaegu öelnud elamusmess. Ja see on üks hästi levinud elamumessi kasutus. Kuidas sulle endale tundub, kas elamumessil elamusi saab ka? Saab küll, ongi tegelikult elamusmess, ma ütleksin. Sellepärast, et kui ikkagi need majad läbi käia, siis siin näeb midagi sellist, mida ennem näinud ei ole. Kas sina oled juba läbi käinud neid maju? Olen küll. Mis on sinu lemmikmaja? Minu lemmikmaja on ilma katusakendeta maja. Et Jaapani maja, väga kihvti disainiga ja väga hea valguslahendusega. Kus teid leiab elamumessil? Meid leiab Nordhomesi majast. Et oleme, õigemini on see Plussein maja ja oleme ka Woodcraft majas lamekatusakendega. Seda ma arvan päris põnev vaadata ja mina ausalt öeldes ei teadnudki, et katusakneid saab ka lameda katusele panna. Et kindlasti lähen ja vaatan seda Woodcrafti maja hoopis teise pilguga. Ja seal majas on veel väga kihvtilt lahendatud need lamekatusaknad, ehk siis ta ei ole mitte ainult valguse jaoks seal, vaid ka disaini jaoks. Et ma täpselt ei ütle, kus need on, nii et ma arvan, et igaüks peaks tulema siia ja ise vaatama seda. Aga inimesed võib-olla ei saa päris hästi veel aru, kui siia jõudnud, mis asi see elamumess siis on. Mida sina siis ütleks? Mis asi see on? No see on tegelikult see, et siin on näha erinevaid tooteid päriselt majades, kuidas nad töötavad ja toimivad. Et üks asi on näha toodet kuskil laua peal või mingi stendi peal, aga teine asi on teda näha reaalselt majas, kus aken näiteks muudab sees täiesti selle toa olemust või siis mõnda puitu, mida mujal näha üldse ei ole. Et selles suhtes ikkagi majas toimiva asjana on ta hoopis teine kui mingine tükike laua peal. Nii et tasub tulla? Kindlasti tasub tulla. Ja te olete elamumessil väga oodatud. Kindlasti vaadake üle Veluksi katuseakneid ja otsige ka enda lemmikmaja üles. Aitäh teile ja kohtume elamumessil. Aitäh! Oota,